Šadeikode perekond on Eesti spordimaastikul hästi teada tuntud kergejõustiku perekonnana. Kui isa, ema ja ka vanaema tegelesid peamiselt ühe ala ehk siis sprindiga, siis õed Grit ja Grete otsustasid, et mitmevõistlus on võib-olla veidikene huvitavam ala. See tähendas seda, et lisaks sprindinaalikule tuli kasutada muuhulgas ka kaugushüppenaalikut, kuulitõukedossu ja kõrgushüppe ning odaviske naalikut. Pere noorim, õde Jade Šadeiko on läinud aga hoopis teist radapidi. Tema on valinud oma alaks võrkpalli ja just seda tulime täna siia ka vaatama. Tõsi, täiesti võõras tipptasemel võrkpall Šadeikode perekonnas siiski pole, sest isapoolne vanaema Salmes Šadeiko, neiupõlve nimega Kalbus, tuli ammu enne 3 õe sündi legendaarse Ivan Tratšovi käe ajal suisa Eesti meistriks. Just vanaema Salme oli eriti õnnelik ka Jade lõpliku alavaliku üle, kuigi algklassides harrastas tulevane Eesti esinaiskonna Tartu rünnakuliider õdede eeskujul veel õhinal kergejõustikku. No Jadega oli natuke keeruline selles mõttes, et natuke meediakapsaeda läheb see, et kui Jade käis 10 olümpiastardist, ta ju tegeles kergejõustikuga ja Leonhard Soomi ajal samamoodi. Aga teda hakati hirmsasti õdedega võrdlema. Aga kuna ta oli hoopis teist tüüpi, ta oli pikem, ta oli aeglasem tänu sellele, et ta kasvas nagu kogu aeg järjepidevalt pikkusesse, siis teda ei saanud võrrelda. Aga kui ikka iga kord pannakse mikrofon nina alla ja öeldakse, et aga õed selles vanuses ja siis nagu tal kadus sisu ära lihtsalt. Jadel, kelle nimi tuleneb muide isa ja ema eesnimed esimestest tähtedest, aitas tee võrkpalli juurde leida pikk kasv. Tänaseks on 18-aastasest neiust saanud 190 sentimeetriga üks Eesti pikemaid tegev naisvõrkpallureid. Võrreldes kõigi vanustega ma olin juba oma õdedest pikem ja nendega sama vanalt. Ja koolis ikkagi olin selgelt poistega pigem võrreldav juba kui tüdrukutega. Tegelikult on selles kõigest süüdi Harri Lemberg, et kui oli Saaremaal Kuressaare staadioni avavõistlus ja Grit võistles seal, siis Harri nägi Jadet ja kuna Jade oli siis juba oma vanuse kohta päris pikk ja siis Harri ütles, et ma lähen kohe ja räägin tast Kristjan Kaisile. Ja nii läkski? Ja nii läkski, Jade läks ennast näitama ja Kristjan küsis, millal Tartusse kolid. Nii lihtne see oli tegelikult ka jah, et ega meil seal palju Jade oli küll natuke enne võrkpalli mänginud Türil ka ja talle see, ega meil ka teistele tüdrukutele on võrkpallimängimine kogu aeg meeldinud, et nad on kogu aeg rääkinud, et kui meile enam kergejõustik ei meeldi, siis ma hakkan võrkpalli mängima, nii et siis üks alustas lihtsalt seda teed varem. Muidu käisin niisama sõpradega ikkagi toksimas vahetundides ja koolis kehalises, nagu tuli paremini välja kui teistel ikkagi, et nagu oli natuke geenides äkki ja kuskil 14-aastaselt hakkasin Türil trennis käima ja siis Kristjan Kais kutsus hiljem juba trenni ja niimoodi saigi. Noorteklassides Eesti koondist nii saali kui rannavõrkpallis esindanud Jade soov tippmängijaks saada pidi olema küllalt suur. Vastasel juhul poleks enam kui 200 kilomeetrise kogupikkusega sõidud marsruudil Türi-Tartu-Türi kõne alla ilmselt tulnud. Eks omaette stiimuliks oli kahtlemata ka endise tipprannavõrkpalluri Kristjan Kaisi pühendunud treeneritöö. Jade tuli ühel õhtul, sügisõhtul Tartusse, tuli trenni koos isaga ja soovis keskenduda rannavõrkpallile, et kuna ta oli Türilt pärit ja oli seal Villi Vantsi juures natukene harjutanud, siis tahtis enamat ja hakkas käima sealt siis meie trennis. Aga esmamulje temast oli selline huvitav, et läksime natukene keerukamaks oma treeningul asjadega ja siis küsisin, et Jade, et kas sa saad aru, mis toimub? Ja siis oli liigutustest näha, et ega ta ikkagi summagi aru ei saanud küll. Esimesed aastad, ikka 3 aastat oli selline tõsine vaevanägemine ikka, et me sõitsime ikka 3 korda nädalas õhtuti, sõitsime Tartusse trenni ja pärast koju ja tee peal siis õppis ja nii, et eks ta oli Jadele tõenäoliselt raskem kui meile, et see autoga sõitmine on autoga sõitmine, aga tal oli vaja ikkagi ju koolis käia ja oma õppetöö asjad ka korras hoida. Aga sai tehtud? Sai tehtud ja tegelikult peale 9. ta tegi juba katsed ära Miina Ärmasse, aga kuna Grit läks ka kunagi varakult kodust ära, siis Grit ütles, et sa ei lähe kuskile veel nii vara. Muidugi Kristjanile see väga ei meeldinud, et ta ikka teadis, et ta tuleb peale 9. Tartusse. Aga kuna Jadel vist endal saigi sellest sõitmisest nagu kõrini, siis peale 10. ta täiesti ilma, et ta üldse oleks meie mingit nõu või tahtnud või ta läks ja tegi katsed ja ütles, et kõik, ma ei viitsi enam sõita. Eks ta on saanud küpsemaks. Ta on mängijana saanud küpsemaks, ta on karastunud, et ta oli algul kippus meil seal väristama geimi lõppudes ja võib-olla oli selline arglik, et natukene seda arglikkust on tal siiamaani sees, aga on teinud ka väga agressiivseid mänge ja pigem ongi tema puhul see, et kui ta suudab
kui ta suudab ennast nagu kuidagi peas häälestada nii, et ma lähen ja panen, siis tema füüsiliste võimete ja võimekuse juures on teda väga raske tõkestada, vähemalt sellel tasemel. 29-aastase Griti ja 25-aastase Grete roll Jade sportlaskarjääris on olnud hindamatu. Tänaseni tõiselt mitmevõistlusega tegelevad õed, kellega pere noorim laps suhtleb võrdselt palju hoolimata sellest, et üks elab temaga samas majas Tartus ja teine teisel pool ookeani Ameerika Ühendriikides, inspireerivad Jadet siiani. Mõlemad õed on mulle väga suured eeskujud kogu aeg olnud, et kõik nende sportlaskarjäär ja mul on ikkagi mida vaadata. Kui iseloomustada veel Jadet ja võrrelda just vanemate õdedega, kas ta on tüübilt sarnane, erinev, kummale ta võib-olla lähedasem on? No kui siis Gritile. Grit on ka pigem niisugune kinnisem ja tagasihoidlikum ja vaoshoitum. Ma ütlesin siin selle koha pealt ühe lausega, et Kristjan ütleb alati, et tagasisidet on väga raske saada. Jah, eks Griti puhul on ka selline, et ta pigem elab sissepoole, et see laps, kes juba Ameerikas on ja tema nagu sobis sinna ühiskonda kuidagi tundvalt paremini, sest ta on eluaeg olnud selline väljapoole ja lihtsamini probleemidega nagu hakkama saanud. Tänaseks on Jade Šadeiko Eesti ja Balti võrkpalliliigas kenasti jala ukse vahele saanud. Olgugi, et noorele mängijale omaselt on Jade esitused debüüthooajal olnud kohati väga ebastabiilsed, paikneb ta mõlemas sarjas resultatiivsustabeli tipus, just nagu Tartu Ülikool Bigbanki naiskondki. Jade teeb võrkpallurina eriliseks tema mitmekülgsus, sest kui enamik niiviki naisi tegutsevad diagonaal- või temporündajana, siis tema mängib nurgaründaja positsioonil, kus tuleb lisaks ründamisele ja blokeerimisele ka servi vastu võtta. Mina olen tegelikult temasse kogu aeg uskunud, et me oleme näinud näguripäevi ka ja ebaõnnestumisi ja sellist lootusetust, aga ta on sellest läbi tulnud, ta on edasi teinud, ta on võidelnud, tal on olnud vigastusi, et ta on natukene aeglane õppija võrkpalli seisukoha pealt, aga kui ta selle asja selgeks saab, siis ta valdab seda ja ma arvan, et Eesti-suguses riigis ka, kui sul on ikkagi juba 190 nurk tegelikult, kes tänasel päeval juba naiste hulgas vastuvõtuga saab hakkama, et pigem tuleb seda rauda taguda ja ma arvan, et me veel kuuleme temast mängijana. Mis su eesmärk võrkpallurina on, kui kaugele tahaksid jõuda ja millega täna rahul oled, kus sa usud, et sa üldse võiksid jõuda? Ikka sinna maailma tippu, et iseasi, kas siis saalivõrkpallis või rannavõrkpallis, et mõlemad mulle väga meeldivad ja mängin hea meelega mõlemat. Ma ütleksin, et nii kõrgele kui võimalik. Pärast keskkooli lõpetamist ehk juba järgmisel sügisel asub Jade suure tõenäosusega õppima ja treenima ühte USA võrkpalli mõistes tippülikooli, mille nime on täna veel vara avalikustada. Eesti võrkpallikoondisele, kus Jadel debüüt veel tegemata, on temast abi aga loodetavasti pikkadeks aastateks.